üks koht minus, mis on olnud vaikne, mitte surnud, vaid magav. See koht, mida ma ei julgenud puudutada, sest ma arvasin, et elu on liiga karm. Selleks pehmuseks, selleks naeruks, selleks lapselikuks õrnuseks. Ja siis ta ilmub, ei puuduta, ei nõua, ei murra sisse, ta lihtsalt on. Ja minus ärkab miski, mida ma ise ei oleks osanud äratada. Algul see on ebalev nagu laps, kes pilub ukse vahelt ja küsib, kas ma tohin seal olla. Kas ma tohin jälle mängida, kas ma tohin jälle olla mina ise, ilma et mind parandataks või vaigistataks. Ja tema kohalolu ütleb, jah. See üksainus jah liigutab paigast rohkem kui 10 teraapiat, rohkem kui 100 raamatut, rohkem kui kõik sõnad, mida me oleme elu jooksul kokku korjanud. Ja siis see juhtub. Ma teen mingi väikse nalja, täiesti lapsiku ja ma ei mõtle selle üle. Ma lihtsalt teen. Või ma torisen poole nähtavalt, niimoodi nagu väike kurikass, kes tegelikult ei ole üldse kuri, vaid lihtsalt tahab, et keegi märkaks tema mängu. Ja tema naeratab, mitte ülevalt, mitte hinnates, vaid nii, nagu näeks ta maailma kõige armsamat asja. Ja minus murdub vinnegi kahtlus, ma tohin olla selline. Ma tohin olla naljakas, ma tohin olla lapsik, ma tohin olla siiras, ma tohin olla mina. Ja see tunne, see on süütus, mis tuleb tagasi mitte läbi pingutuse, vaid läbi lubamise. Intiimsus, mis ei ole seks, vaid kohalolu. Selles hetkes me ei püü olla keegi teine, ei ole vajadust olla tugev, tark, õige. Õilis on ainult see pehme ruum, kus ma võin öelda ükskõik mida. Ja tema hinge tõuka mind ära, ta kuulab, ta pelgab, ta laseb mul olla rumal. Ja see muutub pühaks, sest tõeline intiimsus ei ole see, kui kaks keha lähenevad. Tõeline intiimsus on see, kus sa julged näidata oma kõige lihtsamat, kõige puhtamat, kõige süütumat osa. Ja keegi ütleb, see on ilus. Ja äkki ma naeran. Mitte viisakalt, mitte kontrollitult, vaid päriselt kuskilt sügavalt ja lapsikult. Niimoodi, et hääl väriseb ja maailma raskused kukuvad maha nagu katkised mündid taskus. Tema naerab kaasa ja ma mõistan. See ininen ei toonud minus esile midagi uut. Ta tõi minus esile midagi igivana. Midagi, mis oli minus juba sündides. Ta ei andnud mulle uut, mina ta andis mulle tagasi selle, kelle ma kunagi ära peitsin. Süütus ei tule tagasi nõudmise peale, ta tuleb tagasi siis. Kui keegi on piisavalt tõeline, et sinu hing julgeks uuesti mängida. Ja see mäng on kõige püham intiimsus, mis inimeste vahel sündida saab. Ja sünd